tere, armas veevalaja. Niida siinpool taradega vaatamas sulle 2026 aastat. Ja kui sa nüüd vaatasid seda suurt taroskoopi ja kuulasid ja kogesid seda, et sa ei leidnud sealt veevalaja siis sõnumeid, siis palun vabandust, kui sa pidid seda kogema. Et salvestasin tõepoolest seda video siis 31 jaanuaril vastu 31. jaanuarit öösel ja lõpetasin kell 8 hommikul. Olin väsimusest selline juba muutunud teaduse seisundis sõna otseses mõttes. Ja juhtus tõepoolest niimoodi, et hüppasin siis otse kalade juurde ja veevala jäi vahelt ära, nii et sina siis manifesteerisid endale täiesti eraldi personaalse taroskoobi ja hakkan seda siis sulle siin kaartide vahendusel laduma. Sinu eelis on see, et ma teen seda siis hommikul värskena ja välja puhanuna, mitte öösel vastu hommikut väsinuna. Nii et hakkan vaatama siis kõigepealt sinu tööelu, sinu raha, sinu külluse kanalid, mida siis tarod ütlevad selles valdkonnas. Ja jälle pean kordama ennast nagu hästi paljude teiste tähemärkide puhul, et tundub, et selle aasta energiad on nagu valdavalt sarnased. Hästi palju on kaardid korduvad lugemistes. Ja esimene siis sõnum tööalaselt on sulle see, et palun vali seda, mis teeb sinu südame, sinu hinge õnnelikuks. Tööalaselt on hästi tähtis, et sa joondud sellega, mis on su hingekutse, hingetahe, et see töö rõõmustaks sind, töökeskkond rõõmustaks sind, kolleegide vahelised suhted oleks head, et see on sinu valik siis, sinu otsus, sinu töö on valida endale töötamiseks hea ja toetav ja harmooniline keskkond. Energiat on sul tööalaselt hästi palju. Tulekuninganna tuleb ütlema, hästi võimas nagu see. Mulle tundub, et see tuli hobune nagu sinu tööelu, sinu eneseteostust, sinu karjääri, mis iganes see siis on, toetab nagu hästi võimsalt, viib sind täiesti ülijõuliselt edasi ja sinu manifestatsioon on nii võimas, et sa ainult mõtled ja see juba realiseerub, selline olekuga loomine nagu, et ta ei ole siuke rahulik väga, ta on selline nagu natuke tormilisem võib-olla, kui sulle meeldiks. Aga samas ta on hästi tähtis nagu, et sa teed neid asju südamega, oled südames ja rõõmustad iseennast. See, mida sa teed, peab sind rõõmustama. Sinu südant rõõmustama, sind õnnelikuks tegema, siis tuleb nagu sinu vägi sellele taha ja sa oled tööalaselt hästi edukas ja sul on tohutu palju energiat. Ja tuleb ka selline siis mõõdukuse kaart sulle siia välja, kes on ka ühtlasi tervendusingel ja ütleb, et selline tasakaal on hästi oluline leida töö ja puhkuse vahele, balansseerida, et sa ei jää liiga passiivseks, ei nii tulekuninganna toimel ei kuumuta üle. Et sa kuidagi nagu leiad selle tervisliku tasakaalu nii töö kui eraelu, nii puhkuse kui aktiivsuse, nii meheliku kui naiseliku energia, võib-olla karjääri ja oma hobide ja eraelu vahel. Et hästi tähtis on see budistlik nagu selline kuldne kesktee leida, et see on sinu tervise ja edu ja õnne pant 2026 aastal. Ja ta on ka kaitseingel selles mõttes, et ta toetab ka, et sa leiaksid seda balanssi. Kui sa lähed sellest välja emmale kummale poole, siis ta kutsub sind tagasi. Annab leebelt märku lihtsalt. Me kõik teame, mis juhtub, kui me aktiveerume üle, lähme liiga kaugele, hakkame liiga palju ette võtma korraga. Meid lihtsalt olukorrad sunnivad meid siis nagu tagasi tulema ja puhkusesse. Et sina saad ise reguleerida seda. Alguses antakse selline väike märguanne, siis suurem ja kui ikka inimene ei kuula, siis juba päris suur märguanne. Et ole siis tundlik märkide suhtes, loe neid õigesti. Et kui mingid natukenegi ebamugavad olukorrad tunnevad, siis tead, see on see harmoonia ingel, kes see mõõdukus, kes ütleb,
sulle lihtsalt, et kuule, kas sa oled liiga aktiivne või liiga passiivne, ükskõik, läinud mingitesse äärmustesse liiga nagu kaugele, siis kutsub sind tagasi hoidma sellist nagu võib-olla isegi natuke meditatiivset sellist nagu seisundit. Aga jah, energiat on tööks sul hästi-hästi palju, lihtsalt ainuke koht, et ära end läbi põleta, kui see tulihobune kappama hakkab, et hoia kõvasti päitsetest kinni ja võta neid siis puhkamise ja lõõgastumise pause endale vahepeal. Siis armastussuhted, romantika veevalajale 2026 aastal. Esimene kaart tuleb sihuke natuke jahedavõitu, mõõkade kuninganna. Mulle tundub, et sa oled kuidagi selle nagu suhted endale ja üldse armastuse nagu hästi mõistusepäraseks teinud, et selles on sellist nagu jahedust, sellist natuke jääkuninganna vaibi. Mõõkade kuninganna on hästi peas, ta on hästi, tema tugevus on intellekt, mõistus, otsustamine, selline natuke jahedam olek. Vaatame veel, kas siia tuleb juurde sõnumeid. Võib-olla sul on vaja sellel aastal teha olulisi otsuseid. Võib-olla ongi mingid suuremad sorti asjad ja jääkuninganna, veekuninganna, mitte veekuninganna, mõõkade kuninganna aitab sul siis need ära teha. Et sul ongi mingeid kas läbilõikamisi või just otsuseid või valikuid olulisi vaja teha. Ja siia kõrvale pehmenduseks tuleb sulle veekuningas. Ehk siis suure tõenäosusega võib olla sinu suhetes või vähemalt paljud, kes siin kuulavad, võib olla niimoodi, et naine on suhtes see tugevam ja otsustavam pool, ratsionaalsem pool ja mees on siis see romantiline õrn unistaja, kes igatseb siis seda sihukest nagu hingelist lähedust ja vestlusi ja naine on rohkem selline nagu keskendunud sellistele pragmaatilistele ja praktilistele asjadele ja naine võib ka peres olla rohkem otsustaja, mees rohkem unistaja suhtes. Et sellised partnerlused ilmselt siin grupis võivad olla osadel seda tüüpi, aga mis on siin hästi positiivne, on see, et koos kõrvuti on kuningas ja kuninganna, ehk siis see partnerlus on võrdväärne, ta on kahe küpse täiskasvanud inimese vahel ja ma ei räägi täiskasvanu olemisest siin nagu mitte vanuse mõttes, vaid just hinge mõttes, hinge arengu mõttes, et sageli, seda ma ütlen terapeudi vaatest, et kui inimesed on jäänud mingitesse ohvrirollidesse, kuskile lapsepõlve traumadesse kinni, siis nad kriisiolukordades käituvad ikka nagu lapsed, nad hakkavad teist süüdistama, kaeblema, lähevad ohvrirolli. Kriisiolukorras täiskasvanud inimene võib reageerida nagu 3 või 5 aastane, hakata jonnima, onju. Aga sinu puhul ei ole siin seda teemat, siin on 2 küpset täiskasvanud inimest, kes võtavad vastutuse oma suhte eest ja kui kuningas ja kuninganna saavad kokku, siis see on alati nagu, see on suhe, mille nimel tasub tööd teha, mida tasub hoida, mida tasub arendada ja kus nagu 2 küpset hinge on kokku saanud ja kõige paremas mõttes nagu väärivad ja väärtustavad teineteist. Vaatan, kas veel on midagi suhete või armastuse kohta öelda kaartidel. Kuu tuleb sulle välja, tegelikult kuu võib-olla tuleb tasakaalustama seda mõõkade kuningannat, on ju. Kui ma ütlen, et mõõkade kuninganna on natuke külm, ta on hästi peas, ta on selline hästi ratsionaalne, siis kuu on nüüd selline ürgnaiselikkus, sügav, pehme, salapärane, mõistatuslik, see on nagu kõik see alateadvuse ookean, kus on nagu seda enda osa ka, mida mõistusega ei saa kontrollida. Et see ongi mõnes mõttes selline nagu kontrollimatu, sügav, müstiline, salapärane. Ise ka täpselt ei tea, mis seal alateadvuse ookeanis on, kas seal on mingid maagilised kuldkalad või on seal mingid õudsed mereelukad. Et seal on kõike nagu sinu tundeid, kogemusi, eelmiste põlvkondade teemasid võib üles
tulla sellel aastal, et ära karda sinna nagu tundlikumasse poolde ka sukelduda, et kuu kutsub sukelduma iseenda sügavasse naiselikkusesse. Kui siin mõni meesterahvas vaatab, siis täpselt samamoodi käib sinu kohta see, et ega meis kõigis on naiselik ja mehelik pool, et julge sinna oma nagu alateadvuse ookeani sukelduda ja las tulevad üles need salapärased teemad ka, see teeb sind müstilisemaks, pehmemaks, atraktiivsemaks, toob esile selliseid naiselikke kvaliteete nagu usaldamine, vastuvõtlikkus, nagu elule andumine, armastusele andumine, et ta hästi palju nagu tasakaalustab seda või toob sellist nagu pehmemat poolt ja müstilisemat poolt siia sellesse ratsionaalse kuninganna ellu. Et selles rollis nagu naisel on võib-olla pikalt natuke raske olla, et see nõuab nagu palju vastutamist ja palju otsustamist, aga naine tahab vahel ka nii-öelda lasta minna, lihtsalt anda otsustamine ära, usaldada elu, minna sellisesse nagu kaosesse mõnes mõttes, heas mõttes kaosesse nagu minna, et lubada elul lihtsalt tulla ja ennast hoida, on ju. Siis ja veekuningas kindlasti nagu rõõmustab selle energia üle, on ju. Et siin on nagu seda äratundmist või hingetasandi äratundmist on nagu nende kahe vahel hästi palju, et see võib sellise tunde tekitada, et me oleme ühel lainel, vesi ongi meie element, me saame tundeid tunda, me julgeme tunda, me saame nendest rääkida, me julgeme kogeda, on ju. Meil on hingeside, me hingetasandil teineteist mõistame, on ju. Siis vaatan, kas spirituaalseid sõnumeid, enesearengut puudutavaid sõnumeid on sulle tulemas ja on küll. Juba korraks mingi pärast tahtis seal, kui kuningas ja kuninganna tulid välja, siis see kuidagi see lapsepõlve teema tahtis sisse tulla ja siit tuleb ka enesearengu väljakutsed või ülesanded sulle on needsamad nii-öelda mineviku teemade tervendamised, et siin lekib midagi minevikku. Istub, kaussid on niimoodi siin niisugused pooltühjad, pigem tühjad, ei ole täidetud selle emotsioonide sellise nagu ülevoolava allikaveega ja siin samamoodi on niisugune nagu nukrutsev energia või natuke puudust ja kurbust ja sellist, võib-olla on mingeid materiaalse ja hingeteemade mõlemaid nagu selliseid kohti, kus sa tunned, et sul on puudu või sind ei ole nähtud või sind ei ole märgatud, sind ei ole mõistetud, et mingid sellised kohad, aga need on väikse arkaani kaardid, nad ei ole nii nagu valdavad suured energiat, aga ometi see aasta toob sulle mingeid selliseid olukordi, et sa pead nagu sinna minevikku vaatama ja hästi soovitav on nende kohtadega siis teadlikult tegeleda, on ju. Kui sa vaatad seda kaarti lähemalt, siis siin on niisugune nukrutsemine, aga samas on ju, siin on võti või lukuauk ja siin on võti on ju, siin on pentagramm, mis tegelikult on tasakaalu ja külluse sümbol on ju, siin on kõik 4 elementi pluss siis spirit siin üleval on ju. Võib-olla ongi hästi oluline selle kaardiga ka seda teadvustada, et hingelised väärtused peaksid alati olema materiaalsete kohal on ju, et see pentagramm on õiget pidi on ju, et ta ei lähe sul niipidi on ju. Et sa hakkad igapäeva asju ja materiaalseid asju olulisemaks pidama hingelistest, et hingelised väärtused, hingeühendused, hinge eesmärk alati peaks olema kõrgemal ja kroonima siis selle materiaalse elu ja igapäevasuhete üle. Et siis võib-olla tekib see koht, kus lõpuks ei vaata enam seda naba siin kurbuses, vaid võtad selle võtme, teed selle ukse lahti ja vaatad, mis siit tagant nagu avaneb, on ju. Ja sihuke kasvamise aasta on, et seljasirgu ajamise aasta on, iseenda tõrvik tuleb põlema panna, see iseenda valgus on see, mis sind valgustab, juhatab, ei saa loota selles mõttes teiste peale, et keegi ütleb sulle, mis asjad on vaja ära teha, sa pead ise kuidagi seljasirgu ajama, teadvustama, et sa oled suur, sul ei ole neid takistusi siin tee peal enam, et need on ainult illusioonid, on ju, sellest saab vabalt üle astuda. Sa oled nagu hästi palju kasvanud ja kasvad selle aasta jooksul, mingeid taipamisi tuleb sulle, see tõrvik siin nagu sümboliseerib ka sellist nagu sisemist valgust, mis valgustab taipamised välja ja toob sellist nagu selgust, kergust, arusaamist ja iseenda valguse toel saad liikuda edasi sellel aastal. Vaatan sulle siis ka varjukaartide sõnumi.
varjutöö, see on ka võib-olla toetuseks siis, et kuidas nende mineviku teemadega tegeleda, kas midagi on vaja veel korrastada, puhastada, seadistada, kas kuskil on mingi pime nurk, mida ei näe ise. ja siia tuleb enesesabotaaž tuleb sulle selleks kaardiks, mis tahab sind siis õpetada sellel, tahab sulle näidata siis oma varje, et sa märkaksid ja saaksid aru nendest kohtadest, kus sa iseennast saboteerid, kus sa siis ise oled enda teel kõige suuremaks takistuseks. Ütlen sulle selle kaardi siia kõrvale, on ju, et sa ise lood selle takistuse endale, kui sul on selline tunne, et sa ei saa vabalt liikuda ja mingi takistus on teel, siis tegelikult suure tõenäosusega on see enesesabotaaž, on ju, et nagu natuke välja mõeldud takistus pigem on ju, kui tõeline, et pigem mingi lugu, mida sa endale räägid, mis on veel minevikust olnud, võib-olla mis sind lapsena tõesti takistas, on ju, aga täna seda takistust enam ei eksisteeri tegelikult, täna on jäänud sellest ainult see enesesabotaaž. Et kuidagi saada see minapilt selliseks nagu kirkaks, selgeks, julgeks, avaraks, enda seda kuninganna, mõõkade kuninganna intellekti, tarkust, asjalikkust, otsustusvõimet, vastutusvõimet väärtustavaks, et näha ennast nagu ilusana, näha ennast selle kuningannana ja valgusta need enesesabotaaži kohad läbi, kus sa seda teed veel. ja siis nagu see aasta peaks sind väga-väga hästi kandma sinna, kuhu sa minna tahad. Vaatan sulle šamaanikaartide soovituse. Mida tahavad öelda šamaanikaardid sulle? Koguja. Selline ülivõimas energia ja siin on erinevaid sümboleid siin kaardi peal, sa saad siit võib-olla ekraanipildi veel teha ja vaadata ise, minna läbi nende sümbolite sinna kaardi sisse, nagu võtta seda kui portaali ja ust. Aga ma ei tea, kas see koguja materiaalses maailmas on üks mõiste, aga koguja šamaani maailmas on hoopis teine. Et see on pigem teadmiste kogumine, energia kogumine. Selleks, et see tulekuninganna, keda sa enne nägid, saaks nagu täisjõul nagu tegutseda, oma olekuga luua seda aastat, selleks on vaja oma energia siis igalt poolt nagu kokku tõmmata. Kui sul on minevikus sellised olukorrad või elusituatsioonid olnud, kus sa oled kaotanud nagu palju oma energeetilisust või elurõõmu või lausa hingeosasid, siis sealt tõmba see kõik tagasi, kutsu oma energia koju tagasi, lihtsalt ütle, võta see aeg, mine hästi teadlikult sinna ja tõmba oma energia nendest olukordadest koju tagasi, ütle, kutsu oma hingeosad koju tagasi. Kui sa vajad sellest tuge, vajad šamaani rännakut, mis iganes, minu kontaktid on siin all, sa oled teretulnud ühendust võtma, saan sind juhatada, õpetada, sulle trummida, aga teine variant, et sa saad omal jõul, oma tarkust usaldades nagu ise selle energia kogumise teha, on ju. Võib-olla see on teadmiste kogumine, võib-olla see on perekonna ajaloo kokkukogumine ja kirja panemine, et tervendada tervet oma suguvõsa. Et vaata, mida see koguja sulle on tulnud õpetama, on ju. Kas energeetiline koguja, suguvõsa koguja, iidsete teadmiste hoidja ja koguja. Et siin võib olla palju kihte, mis sind just kõnetab ja sinu jaoks täpselt see kogumist ja koguja arhetüüpi siis iseloomustab. Oma hingeosade kokkukoguja. Nii, vaatame siis ka tervendusjumalanna sõnumi sulle. Müsteerium tuleb sulla. No veevalaja ongi müsteerium juba oma olemuselt. Ja kuidagi ongi tuleb see info jälle, et nagu elada võib nii, et kõik on ime või elada võib nii, et mitte miski pole ime, on ju, et see on sinu otsus, et kumma sa valid. Et kas sa koged seda elu müsteeriumi, kas sa nagu oled valmis seda austama, kas sa oskad enda elust luua selle müsteeriumi, selle ime, selle maagia, et
ja me ei pea, ütleme niimoodi, et mõõkade kuninganna võib-olla tahab saada ratsionaalseid, tarku, ammendavaid vastuseid kõikvõimalikele küsimustele, aga tegelikult elu see müstiline osa, seesama, mis see kuu sulle näitas, kõik see alateadvuse ookean, mis on tegelikult kordades suurem, on meile see tundmatu ala kui tuntud ala. Ja selle müsteeriumi lubamine, nagu selle müsteeriumi ilu ja ime tunnistamine on võti sulle selleks aastaks, et see on okei, kui meil ei tea kõiki vastuseid. Luba elu üllatab sind, las see elu müsteerium rullub sellel aastal sinu ees lahti ja nagu luba sellel elu müsteeriumil end üllatada ja lubage seda, et osad asjad jäävad müsteeriumiks ja imeliseks ja maagiliseks, et kõike ei pea mõistusega ära ratsionaliseerima. Sellised siis, armas veevalaja, said sulle sõnumid sinu personaalses 2026 aasta ladumises. Soovin sulle müstilist, imelist, sügavat, tähenduslikku 2026 aastat. Ole hoitud!